siis loed töö juures. Ja kes täna teleli jättis ooteris inimene. Ma tulen koju, hiilgab vastu punane selg. Ma lugesin kokku, meil on 20 asja majapidamist, mis kõik mõttetult võtavad elektrit, kui neid ooterežiimil hoida. Kus sa lähed? Vetsu. Ala siis vett peale tõmba. Ma käin ka ära. See tegelikult rikub su silmanägemist ja nii edasi, kui kogu aeg on pimes ja kasutab mingi väikest lampa ja nii edasi ja minu jaoks oli nagu liiga, kui ta mingi lollitas enda abikaasa peale, et miks sa lasid nagu vetsupotist seda vett nagu lõpuni ja nii edasi. Minu meelest ei võta isegi nagu nii palju raha ka. Nagu nad ei mõtle ka selle peale, et nad võivad riskida enda tervisega näiteks, kui on väga kina, sa ei näe mitte midagi ja sa võid näiteks enda praegu tugevalt ära lüüa või kukkuda. Just, nimelt näiteks. Sain aru, et kokkuhoidlikkus ei tohi kuidagi sinu tervist kahjustada. See ei tohi, nagu Riina ütles, Riinaga, et see ei tohi üle piiri minema, et nagu see nagu kokkuhoidlikkus ei tohi kahjustada su tervist. Nagu siin näiteks oli silmanägemise kahjustamine, ka mingi, kui sa käid vetsus ära, sa ei tohi nagu, ma ei tea, ma ei saanud aru isegi vett üle laskma või kuidagi seda mõtles, kui palju ma raha ära kulutan ja elada nagu nad elada, see ei ole väga hea mõte kogu aeg. Ei ole, see on negatiivne, see ei ole elus. See ei ole päris elus. Jaa. Viies teie tiimis on Daniel. Kuues on Mark. Ja viimane 7. teie tiimis on kasvanud. Hea kasvanud. Inimesed saaksid süüa nii täide pooles. Ja vastuargument, mõned inimesed ei oska ikkagist raha säästa ja nad pole sellega valinud, näiteks olemas lapsed, kes on veits rikkamast perest ja siis nad ei mõtle selle peale, et see on ikkagist raske töö, kui sa pead töötama edasi, teenida raha igatahes. Ja siis nad lihtsalt ostavadki mittevajalikke asju, näiteks mingid riideid kannavad, jätavad ja siis ostavad veel uusi ja nii edasi. Maksude tõusud ka inimesed on harjunud raha säästma sellepärast ka, et hinnad on tõusnud seoses inflatsiooniga ka, ehk siis näiteks hinnad toidu kohta ka on hinnad tõusnud sama. Või kui temal on palju raha, palju rikke inimesi tulevikus saavad ahnuks, nad võivad osta oma vabadusi seadusrikkumise juhul. Kokkuvõttes selle küsimusele pole täpselt vastust, kõik on individuaalne. Olemas üks inimesed, kes on nagu rikkamast perest ja siis nad mõtlevad endast liiga palju ja siis kui neil on veel rohkem raha, siis läheb üle joone.